Uuringud on tõestanud, et inimese kõne ja sotsiaalsete oskuste arengule ning turvatundele on asendamatu tähtsusega, et vanemad lapsega kindlasti sünnist saadik palju kõneleksid. Kuna beebi tunneb ära oma vanemate hääled juba üsasiseselt, tekitab pärast sündimist samade tuttavate häälte pidev kuulmine beebis ka pidevat tuttavat ja turvalist tunnet. Mida rohkem sa oma lapsega räägid, seda kiiremini ja hõlpsamalt saab ta õppida end sõnades väljendama. Räägi talle kõigest, mida sa päeva jooksul temaga koos olles teed. Beebit toites räägi talle, kuidas ja millest sa süüa valmistad. Riietades räägi, mida talle selga paned, mis värvi on püksid ja mis värvi pluus. Vastsündinuga vestlemiseks ole temaga näost näkku, näod üksteise lähedal. Räägi lühemate lausetega ja väga selgelt, pehmel heledal häälel, meloodilisel ja positiivset emotsiooni võimendavalt toonil. Korda end tihti, võimenda näost paistvat kehakeelt, tõsta kulmusid, toruta huuli. Täiskasvanud hakkavad beebide ja lastega suhtlemisel kasutama intuitiivselt rohkem miimikat ja teistsugust sageli kõrgemat hääletooni. Selline hääl meenutab lapsele naisterahva häält, mis seostub beebidele turvatundega ja seetõttu on just sellist kõnet beebidel ka kõige meeldivam kuulata. Mida rohkem sa lapsega räägid, seda kergemaks ja tavalisemaks see muutub. Isegi kui tunned end algul ebamugavalt, tuleb lihtsalt pihta hakata. Lõbusat vestlemist! Kuidas sul läheb seal, mu väike plika? Siin väljaspool on kõik teistmoodi. See tõenäoliselt ajab su nutma. Aga ära muretse, sul saab alati olema mugav. Oma esimese kallistuse saavad nad sinult. Veendu, et järgmisedki on sama õrnad. Hagis vastsündinu mähkmed on valmistatud eriti pehmest materjalist, mis kaitseb beebi nahka ja imab vedela väljaheite sekunditega. Ma kannan sinu eest hoolt. Hagis Elite Soft mähkmed, õrn nagu ema kallistus.